Tere kogudus! Ma saan aru, et siin on inimesed tegelikult tulnud erinevatest kogudustest, aga see ei loe midagi. Me oleme üks ihu Jeesus Kristuses. Me oleme üks kogudus, kui vägev see on. Me oleme nagu üks perekond. Halleluuja! Ja mul on väga suur rõõm olla siin, vaadata teie peale ja te olete kokku tulnud otsima oma Jumalat. See on nii hea. Jumal armastab teid üliväga. Mina olen Kristel. See on mu armas abikaasa Peeter seal. See on Henrik, isiklik poeg. Ester on seal Peetri kõrval, isiklik laps. Seal teises reas on Rebecca, ka isiklik. Ja peaaegu isiklik on Ravena Teresa, kes on väga armas meie perele, väga lähedane ka. Me tuleme kogudusest ja siis üritame kuidagi natuke teenida siin teid. Halleluuja! Mind paluti rääkida oma lugu teile ja see lugu ma arvatavasti algas kusagil paar aastat tagasi, siis ma sellele väga tähelepanu ei pööranud, mis mu ihus toimus, sellepärast, et mul oli hea olla, ma tundsin ennast hästi, ma olen alati füüsiliselt sellises heas vormis olnud ja kui ma nagu mõtlesin, et mul justkui minu kehas midagi nagu kasvab, mis ei peaks seal olema, siis ma ka alati mõtlesin, et aga Jumal, sina oled suur ja ma panen oma lootuse sinu peale. Ja see oli kuidagi väga lihtne minu jaoks. Ja eelmise aasta alguses, siis kui see imeline 2020 meil hakkas, siis Jumal rääkis minuga, andis mulle sõna ja ütles mulle ka, et ma teen su terveks. Ja mina, halleluuja, muidugi Jumal, sa teed mu terveks, et see on nii vägev ja seda jällegi oli väga lihtne uskuda, sellepärast, et ma tundsin ennast väga hästi. Ei olnud midagi viga, ma olen ametilt iluuisutamistreener, ma veetsin oma päevad jääl vahest 8 tundi järjest, jaksasin seda kõike teha, läksin ise pärast trenni veel, nii et ma olin nagu terve inimene täiesti. Ja justkui see oli nagu väga tore, teisest küljest ma võtsin tegelikult Jumalaga koos käimist kergelt. Siis ma seda muidugi märganud, ma ei teadnud seda üldse. Aga kui tuli meie maale see COVID, mis mulle ei meeldi see haigus, aga mulle meeldib, kuidas Jumal seda kasutas meie jaoks, meie pere jaoks. Ta tõmbas meid kõiki koju, pani kinni sinna koju, lõppes ära töö ja alguses oli esimene nädal, siis koristasime kõik oma toad ära ja kõik kodutööd said tehtud ja kui kõik asjatoimetused said tehtud, siis oli nagu niimoodi, jah, olgu, et mis me siis nüüd edasi teeme, nagu igav hakkas. Aga Jumal, imelik on seda praegu rääkida, aga tõepoolest see tuli nagu niimoodi, Jumal, ma vist ei ole väga palju aega sulle pühendanud ja siis hakkas vaikselt, Jumal hakkas rääkima, näitama. Vaata nüüd, kus sa oled käinud ja mida sa oled teinud ja kuidas sa oled elanud. Ja kui mind nagu kutsuti justkui nagu oma haigusest ja tervenemisest siia rääkima, siis mulle tundub, et Jumalal ei käi nagu need asjad, et ainult haigus ja tervenemine, vaid kõik kogu see elu käib nagu koos, mis me teeme, kuidas me töötame ja kuidas me inimestega suhtleme, kuidas meie suhe on Jumalaga. See on nagu kõige põhilisem asi meie elus üldse. Ja sellepärast mina olen nagu nii tohutult tänulik Jumalale selle eest, et ta surus mind ja meie pere põlvili, sõna otseses mõttes, läbi selle minu haiguse ja mingil määral ka läbi selle COVID-i ja selle viiruse. Me olime seal koos kodus ja lihtsalt samm-sammult päev-päevalt astusime Jumalale lähemale, pressisime lähemale. Ja mida lähemale me saime, seda rohkem me nägime, et appikene, kui kaugel me olime vahepeal Jumalast. Ja seda tõdeda tegelikult oli väga hirmus, sellepärast kui sa oled nagu Jumalast kaugel, sa ei näe seda. Ma ei tea, kuidas see niimoodi on. Keegi ütles, et kui Jumala vaim tuleb lähedale meile, me tunneme seda, aga kui ta lahkub, me ei pane seda tähele.
hoidku Jumal meid selle eest kõiki. Ja seal me olime oma perega koos, hüüdsime Jumala poole, minu pärast, iseenda pärast, parandasime meelt, pressisime Jumalale lähemale. Selline teekond oli kogu see kevad ja suvi ja minu füüsiline olukord ei paranenud, absoluutselt läks kogu aeg halvemaks. Ja seal oli halvemaid ja paremaid aegu ja palju selliseid vahvaid imesi koos Jumalaga, kus minul olid väga tugevad valud, midagi ei aidanud, hüüdsime Jumala poole, tundsin, et nüüd on vaja kohe armulauda võtta, võtsime armulauda, valud läksid. Või jälle oli mingi väga halb oli olla, ma kutsusin oma noored, kusagil abikaasa oli vist kusagil eemalt sel hetkel, tulge paletage mu ees, pange käed peale, nad tulid mu juurde, paletasid, kohe läks paremaks, et Jumal oli tegelikult selle teekonnal väga ligi mulle. Sellest hoolimata ei olnud see kerge teekond ja isegi ma täna nagu mõtlesin selle peale, et mida ma teile räägin ja mulle tundus, et ma olen nagu need halvad asjad nagu enda seest isegi nagu selja taha jätnud, ma nagu ei taha mõelda nende peale, ma tahan mõelda selle peale, et Jumal on hea ja ta tegi mind terveks. Ja ma arvan, et see on tegelikult ka mingil määral õige, me ei pea pöörama nii palju tähelepanu sellele, mis on nagu halvasti. Aga natukene ma tahan sellest rääkida, et te saaksite aru, kus kohas ma olin. Suve lõpuks ma olin nii halvas seisukorras, et ma enam ei saanud kirikusse minna, ma ei jaksanud ja siis ma sattusin haiglasse. Minu hemoglobiin oli 60, kes sellest midagi teab, ütleme, see miinimum peaks olema 120. Sel hetkel mu maks oli läbi täiesti, minu keha peal oli umbes 12-15 sentimeetrine haav, selline lahtine haav, mis läks aina suuremaks. Mu kopsud oli vett täis, üks kops oli kokku langenud, siirded olid üle kogu keha, vähisiirded siis. Minu raviarst ütles mulle 3 või 4 korda, et nemad ei saa mind aidata. Ja mina ütlesin, aga minu Jumal saab. Talle see väga ei meeldinud, aga teie sellest. Minule see meeldib. Ja kuidas? Aamen, just nimelt. Ja minu Jumal aitaski mind. Mingil hetkel ta pööras minu saatuse. Arstid pani mulle mingisuguse ravi peale, nõrga ravi, sest mu keha oli nii nõrk, et nad ei saanudki mulle mingit erilist ravi anda. Ütlesid, et katsetame, et võib igasugu asju juhtuda, et võib ka halvemaks minna. Meie palvetasime kodus, paljud inimesed palvetasid minu eest, ma olen väga tänulik igale ühele, kes on minu eest palvetanud. See on suur vägi, kui üks ihu, me nagu ühe ihuna seisame teineteise eest ja hoiame käsi üleval, kes võitlemas on. Ja Jumal pööras mu saatuse ja juba paar kuud hiljem, appikene, millest seal kõik hakkaski. Igatahes see maksanäitajad olid mul juba korras mingi 2 kuud hiljem, oli mu vereproov juba selline. Kopsud töötasid paremini, nad võtsid mul vett välja, see vesi kogu aeg alanes, läks vähemaks seda vett mu kopsudest, ma sain paremini hingata, mul oli energiat rohkem, mu hemoglobiin, tänaseks päevaks on mul hemoglobiin 134. Võib-olla. Nädal tagasi ma käisin kompuutris, siis mulle öeldi, et minuga on hästi, need siirded on kõik taandunud, maks on korras, kopsud on korras, mis seal siis veel, kuidas? Luud on see vähk sööb nagu inimest seest poolt ja mu luud olid hästi nagu haprad sellised ja need luud on uuesti tugevaks läinud ja see kõik on tegelikult toimunud ütleme 4-5 kuu jooksul, et see paranemine on nagu väga kiire olnud ja minu raviarst kahjuks on selline, et ta väga ei usu
Jumalasse ja millestki muusse kui meditsiini ja ma mõistan teda, sest see on tema relv, nagu see on tema töö ja ma olen tänulik tema eest, ma olen tänulik arstide eest. Ja tema nagu väga sellist tagasisidet mulle ei anna, et see on ime, ravi ja kõik ja selline asi, aga minu kodus käisi mind abistamas koduõed ja nemad olid rohkem avatud Jumala poole, kuigi maailma inimesed, ja siis nemad käisid lõid 2 kätt kokku, et sa oled meie imelaps, annab meile usku ja lootust juurde ja mina jälle halleluuja, tänu Jumalale, et see on nii vägev, et ma olen nõus olema haige, kui keegi saab kokku Jumalaga sellepärast, et see on nii vägev, kuidas Jumal töötab. Ja seal mõned imed selle tee peal veel, et kui ma hakkasin neid ravimeid võtma, keemiaravimid, siis ma isegi nagu unustasin selle asja ära, et mul võiks nagu juuksed justkui peast langeda. Ja ma esimest korda nagu pärast selle ravi algust läksin pead pesema, siis ma pesin pead ja võtsin niimoodi siukse biotäie juukseid ja siis ma ehmatasin ära, mõtlesin, appikene, et ma ei ole isegi paletanud selle eest. Pesin pea ära, kujatasin ära, läksin kohe, issid ajas, palun, tule mul appi, palun, et mu juuksed ei langeks minu peast ära. Ja siis sel ajal oli niimoodi, et mul see vasak käsi oli nagu turses ja ma ei saanud seda liigutada ja mul abikaasa ja tütred olid sellised abivalmis, nad panid mu juuksed patsi, täna ma saan kõike seda teha, aga sel ajal mul abikaasa tuli, kammis mu juuksed ära ja pani mul juuksed patsi ja siis vaatas seda juukseharja ja ütles, aga kus juuksekarvad on? Mitte ühtegi juuksekarva ei olnud selle harja küljes. Et nagu normaalne on naised, te teate, kui te harjate juuksed, paar tükki ikka on seal harja küljes. See on nagu normaalne, aga siis ei olnud mitte ühtegi juuksekarva. Et au Jumalale selle eest. Et neid imesi oli tegelikult selle tee peal palju. Ja ma olen tohutult tänulik Jumalale selle eest, et ma olen terve täna. Aga veel enam ma olen tänulik selle eest, et see teekond tõi mind ja meie peret lähemale Jumalale ja sellel ei ole nagu mitte mingit hinda, see on hindamatu väärtusega, et meil on meie Jumal ja kes armastab meid väga ja kes igatseb meiega osadust. Ja ma tahtsin siia lugeda laul 34 osaliselt. Ma üks päev lugesin seda ja see väga-väga puudutas mind. See on Jumala sõna ja mina ei reklaami siin iseennast, vaid me räägime Jumala headusest. Ja see on nii vägev, ma loen 5. salmis siin. Ma otsisin Jehovat, tema vastas mulle, ta tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Halleluuja, milline Jumal, kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada. Tänu Jeesusele. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kardke Jehovat, teie, tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Meil ei ole millestki puudust. Vahest meile tundub niimoodi, et nüüd ei olegi enam mitte midagi. Nüüd lihtsalt ei olegi mitte midagi. Ja minul oli neid hetki päris palju, kus ma mõtlesin, et lihtsalt Jumal, kui sa nüüd ei tule, siis ma lahkun siit elust. Ja iseenesest ega sellest ei olegi midagi, kui me oleme Jumalas, kui me lähme ära siit, siis me lähme Jumala juurde. Mitte, et me peaks nagu enneaegselt minema. Aga ma tundsin, et eriti kui Jumal oli öelnud, et ta teeb mind terveks, et siin peab olema mingi lahendus. Jumal, kus kohas sa oled? Ja mulle tundus, et ta on juba täiega hiljaks jäänud, aga Jumal ei jää hiljaks, ta ei jää mitte kunagi hiljaks. Ta tuleb alati õigel ajal ja kui ta vaikib, ärme kaota julgust, ära kaota julgust, kui sa oled täna raskes kohas. Hüüa ta poole, pressi talle ligi, usalda teda. Siin on veel edasi, et õiged kisendavad ja Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest. Halleluuja. Halleluuja. Jehova on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kelledel on rõhutud vaim. Tänu olgu sinule kõige väeline Jumal. Ja ma tahtsin lugeda veel, kui te lubate, ma olen juba tükk aega siin ees olnud. Ma täna päeval sain sõna Jumala käest ja ma tahaks lugeda selle ette. Halleluuja. Kõik, kes tahavad saada mulle lähedale, need saavad. Kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse. Mina ootan siin mu kallis lapsa.
See ongi minu igatsus, et sa oleksid minu lähedal ja ma saaksin hoida ja kaitsta sind ja õnnistada sind ülirohkesti. Ma armastan sind, mu kallis, ma armastan sind, usu seda. Mul on sinuga head plaanid, ma juhatan sind nendesse samm-sammult. Kõik ei tule kohe esile, kõige jaoks ei ole veel õige aeg. Aga kui sa jätkad käimist koos minuga, sa saad nägema ja tundma mind hoopis uuel viisil. Ma igatsen sulle ilmutada ennast, milline ma tegelikult olen, kui suur ma olen ja kui hea ma olen. Te pole veel midagi näinud, see on alles algus. Kui te valite minu ja minu tee, te saate nägema suuri imesi. Ma saan ilmutama oma auhiilgust sellel maal. Ma saan liikuma sellel maal väeliselt. Te olete seda kaua oodanud, aga nüüd on see aeg käes. Ära lase sellel endast mööda minna. On väga tähtis, et sa nüüd hoiad ennast minu ligi, et sa oled seal, kus mina liigun ja kuhu ma olen just sind kutsunud. Otsi mind, pressi ennast minu ligi, oota põnevusega oma homset päeva koos minuga. Mina ootan seda. Kui sa ainult teaksid, kui väga ma soovin sind õnnistada, kui väga ma soovin, et sa tunneksid mind sellisena, nagu ma tegelikult olen. Tühjenda ennast minu ees kõigest, mis pole minu käest ja lase minul täita sind. Aga ma ei tee seda kaugelt, selleks sa pead tulema minu ligi. Minu ligiolus on sul kõik, mida sa vajad. Halleluuja. Halleluuja. Tänu Jumalale. Halleluuja. Kõige väeline Jumal, ma tänan sind, et sina oled suur. Sa oled nii hea ja sa oled nii võimas ja sa oled nii vägev. Ja sa oled meile lähedal. Sa oled millegi pärast valinud meid, nõdrad inimesed, nagu me oleme. Me oleme väikesed ja ilma sinuta me ei või mitte midagi. Ja ometigi oled sina, kallis püha vaim, Jumala, kõige väelise Jumala püha vaim, teinud eluaseme meie sisse. Halleluuja, kui hea ja vägev see on. Halleluuja, kogu ülistus ja kiitus kuulub sulle ja au igavesti. Halleluuja. Amen.